Jaanipäeva paiku võib Eesti metsas kohata vilunud saunanautlejat, kes otsib kasepuid, mille oksad oleksid piisavalt madalal. Nii saab kaseviha ilma suurema vaevata kätte. Nautleja on ürgse Eesti metsaga kohanenud, oksakääridega varustatud ja teab, et kõik see paremad oksad saab 2–6 meetriselt puult. Vilunult silmab ta õiget oksa, mis on mitmeharuline, kahar ja leherikas. Et puu ilusti edasi sirguks ja ka tulevikus värskeid vihaoksi pakuks, võtab nautleja ühelt puult vaid paar oksa ning alati tüve ligidalt. Ta hindab oksad pealt näha parajaks ja siirdub järgmise puu juurde. Leidnud peatuspaiga kännul imetleb saunanautleja oksasaaki ja hakkab vihta tegema. Harulise oksa pistab ta viha keskele. Praktiline nautleja roogib käepidemelt lehed, et need hiljem tüütult ei pudeneks. Saunanautlejaid on igas mõõdus. Oksi küünarnukist sõrmeotsteni mõõtes saab just endale paraja pikkusega kimbu. Ja kui vihta on mugav käes hoida, on ka suurus paras. See nautleja on valinud takunööri, et viht tugevalt kokku köita. Oskuslikult kärbib ta tipust pikemad oksad, et moodustuks veidi ümar pirnikujuline viht. Käepideme lõikab ta ühtlaseks ja sammub pesa poole saunaõhtuks viimaseid ettevalmistusi tegema. Viht kuivab hästi kohas, kus tuul läbi käib, aga päike peale ei paista. Enne vihtlemist leotab vilunud saunanautleja seda veel oskuslikult vees. Head saunanautlejad, võidukat vihtlemist! Tooge ka endale viht riigimetsast!